jõudsime siia ning me igaüks peame valima nüüd 2 suve outfit'i, üks fancy, millega siis välja minna ja teine mingisugune casual, millega Signe ja Maria kinos käivad, seega me otsime. Oh my god, niimoodi lahtised lihtsalt. Mis sa sellest arvad? Mega cute. Ma arvan, et mul on esimene outfit olemas. Võib-olla tõesti. Kui põlved on keset. Oota, vaat. Siis me vaatasime, et see on sama lühike kui need, mis Viki sulle vaatasid 20 videos. See on tegelikult jumala nagu norm minu arust. Mulle meeldib see ka. Vihkad seda värvi, aga keit on vahe. Väga šikk konts on sellel, ma ütleks, et kas ma ei tea, kas seda ka mugav kõndida, mis suurus see on. Kui suur sa arvad, et see on? Ei teab nagu, mida ma otsin enam. See on mingi lahtise arvaga. 36. Ja ma olen mingi 46 lihtsalt. Mul on üks kleit ja ma proovin. Jalgased lihtsalt. Wow. Kui raske nendega kõndida või? Issand jumal, see kääbus. Keegi varastas. Happy tahvlile ja kusid mitte, ma ei leia mitte midagi lihtsalt. Ai, need on mingi. Läheks mul enda jalanõudega. Meil on kõik kas nagu maani pikad või nagu nii lühikesed. Mida? Ma just mõtlesin, kuidas ma sükest asja leidin. Ma ütlesin vahepeal, et ma leia mitte midagi, nüüd mul on käed täis ja mul on lihtsalt üleliia asju. Võtan oma sõnad tagasi. Mul on nagu seelikud, aga ükski pole mu suuga. Kas see on nagu kleit või bluus, ma ei kujuta ette. Vaadake seda reaalselt, nagu näita. See on mingi H&M-i see ju ei või? Primarkest. Vahau! Tahad, kui ma seda tagasi panen, kas ma nagu panen? Ma arvan, et siin jäävad mu kõik asjad kaameri ette. Niimoodi, ei jää või? Tahaks väga nagu mingid Marveli bluusi leida, aga ma ei leia. Mul on vaja vaadata, mis ma juba võtnud olen. Lähe vaikselt proovima, sest mul on nii palju asju. Sest ma leidsin nagu siukse laheda seeliku. Aga ma mõtlema, kas ma võtsin midagi siia juurde või ei võtnud. Ma võtsin enne kleite, aga ma ikka ei taha neid kleite. Küsimus, kas ma võtta peame nad kõik pärast samadesse kohtadesse tagasi panema või? See on ju... Kui ei lähe mitte ükski kingred. Sa proovid teed, mis ma proovid. Kuidas need sulle jalga läksid, ma ei saa aru? Mul on juba kingapaare on 1, 2, 3. Mul on juba kingapaare 5. Jesus. Ma pean proovima, miks mu jalga lähevad, vaata. See on siis minu fancy outfit ja minu jaoks fancy tähendab, et ma lähen kuhugi peole ja siis midagi sadelevad, sest see tõmbab kohe tähelepanu. Ja ehk siis selline minikleit, mis teeb mind väga saledaks. Ja mulle täiega meeldib see värv ka selline rose gold alati trendikas ja panin naturaalsed värvi kontsad, sest et siis ei tõmba mu kleidid liigselt tähelepanu ja need olid reaalselt kontsad, mis mul üldse jalga läksid. Ja siis tavaliselt mu enda kuldsed ehted, mis minu juures sobivad siis suurepärased. Nii oma fancyks lookiks võtsin ma siis siukse roosa veits läbipaistva nagu triiksärk, aga see pole nagu triiksärk, see on siuke pidulik triiksärk. Ja siis siukese nahkseeliku, mis on nagu skater girl selle lõikega ja siis siukesed jalanõud leidsid, mis nende värvid matchivad täpselt minu nende värvidega, nii et need on nagu perfektsed. Suhteliselt peenikse kontsaga, aga nagu kannatab ära enam-vähem saab käidud. Mina ei leidnud siit poest, siit katsukast endale mitte ühtegi paari pükse, mis nagu näeksid normaalselt välja, ega ka kingi. Seega, minu mõlemas outfitis ma väga vabandan, ma tunnen ennast, et ma nagu natuke petsin, aga on minu tossud, okei, tegelikult teises ei ole, aga need samad püksid. Aga siia esimesse nii-öelda fancy'sse ma leidsin ühe võimaluse. Ma võtsin koti ja kui ma selle niimoodi ette panen, siis keegi ei näe, et mul on lõhkised teksad. Kõik on nagu, mustad teksad tegelikult, never thought on ju. Ja siis mul on selline pluus, mis on siuke nagu sellisest, no teate küll, vaata sellisest nagu ongi mingi pidulik materjal. Vaata, kui te mõtlete, et tahad pidulik pluus, siis ongi täpselt see materjal. Täpselt see ongi.
kui ma kuulen sõna casual, siis minu jaoks tähendab seda, et ma lihtsalt olen oma mingi sõpradega ja ei ole nii oluline, mis mul seljas on ja mul peab olema mugav. Seega mul ongi tavaliselt teksad, siis bomberjakk, millega on soe, sest et Eesti ilmad on külmad ja see on ka väga-väga mugav. Ja siis lihtsalt üks lendlev topp, mu keha saab hingata ja siis madalad platt või nagu madalad jalanud platud, kuldsed, mis annavad natuke särtsu ja matchivad mu kuldse luguga, et see teeb natuke fancy-maks asja. Ja ma arvan, selleks võib küll minna õhtust sööma või niisama piknikule randa, et igale poole saab minna ja väga-väga suvine. Teiseks challenge'iks, teiseks outfitiks me pidime kokku panema sellise igapäevase, mina olen väga teksade ja selliste nagu pusade inimene, seega ma leidsin siukse nagu natuke overseid pusa, see on mingi trunchi oma, see on nagu lunch, nagu jõusöötega trunch. Ja siis ma leidsin sellised fake vansid, sellised, need on fake'id, aga see nendega on väga irooniline lugu praegu. Ma nägin neid seal ja kohe lihtsalt tuli niimoodi nagu universum oleks neid mulle saatnud, sellepärast et ma lambist mingi eile kaotasin oma enda vansid ära ja nüüd boom, mingi feigid tulevad asemele. Ma valisin siis veidikene teistsuguses stiilis kasuaalse outfiti. Mul tulid alguses 2 tükki mõned väga pidulikud, aga siis ma võtsin siukse ülisuure meestesärgi, aga sidusin ta niimoodi ülinunnult ja see on ülevalt oversized, mis on mul lemmik. Ja siis ma valisin siuksed lillad kummikud, et nad selle värviga matchiksid ja oligi country outfit tulemas. No mis ma oskan öelda? Mul tunne, et ma lähen nagu mingi need nagu Sydney käib vaata tomateid korjamas. Ma lähen nagu Sydney'ga saad just nagu on my way tomateid korjama. Kui teile meeldis see video, siis kindlasti ärge unustage seda likeida ja andke all kommentaaris teada, kas te käite ka pigem katsukate shoppamas või te olete sellised ühiskonnareostajad ja käite tavalistes poodides. Ouch! Ja kindlasti ärge unustage siis subscribe'ida, et ei jääks ühest meie tulevasest videost ilma ning näeme juba järgmises videos. Yo, tšikid!